Iraan arvas, et tal on Hormuzi väinas kõik trumbid. Režiimi sõjaline infrastruktuur hävitati, kuid kiired paadid andsid Iraanile eelise väinas. Nüüd enam mitte. USA saatis Iraani midagi, mis muudab sõja üleöö ja liigub Hormuzi väina poole. See on Iraani suurim õudusunenägu. Üks asi, mida režiim kunagi ei oodanud, USA väed võivad valmistuda Iraani sisenemiseks. 14. märtsil teatasid mitmed väljaanded, sealhulgas BBC, et USA saadab Iraani suunas rohkem sõjalaevu. See oleks uudisväärtuslik, sest suurem merevägi tähendab tihti rohkem rünnakuid Iraanile. Nagu Ameerika lennukikandjate lähetustega hiljuti, aga seekord on see teistsugune. Iraani suunas seilavaid laevu juhib amfiibrünnakulaev USS Tripoli, mis juhib ka USA merejalaväe ekspeditsioonüksust Lähis-Itta. See on suur asi. Amfiiblaevad ja ekspeditsioonüksused näitavad selgelt, et USA valmistub vägesid maale tooma. Hiljem videos selgitame, miks see võib nii olla või mitte. The War Zone ehk DWZ annab veel üksikasju saadetava üksuse kohta. Viimane laevade grupp väljus pärast seda, kui USA keskväe juhatus sai saatmiseks heakskiidu sõjaminister Pete Hegsetilt. Iraani poole liigub amfiibdessantgrupp ehk ARG, kuhu kuulub ka merejalaväe ekspeditsioonüksus. ARG koosneb tavaliselt dessantlaevast, 2 transpordidokist ja tugilaevast ning pardal on vähemalt 2200 merejalaväelasega ekspeditsioonüksus MEU. Võimalik, et nad mahutavad rohkem. New York Times väidab, et umbes 2500 merejalaväelast on teel Lähis-Idasse ning annab meile teada saadetava üksuse nime, 31. merejalaväe ekspeditsioonüksus. Praegu seilab USS Tripoli koos teda saatvate laevadega oma tavapärasest baasist Jaapanis Lähis-Idasse. Nende laevade merejalaväelased ja meremehed on milleski valmistunud. USA Indo-Vaikse ookeani väejuhatus avaldas 13. märtsil fotod USS Tripoli meremeestest, kes korraldasid eelmisel päeval lahinglaskmisharjutuse. Kuigi seda esitleti tavalise harjutusena ja see võis ka nii olla, pole ajastus ilmselt juhuslik. 12. märtsil toimus harjutus. 2 päeva hiljem teatati, et USS Tripoli suundub Lähis-Idasse. Ja siin läheb asi Iraani režiimi jaoks tõeliselt halvaks. See amfiibne laevastikurühm ja ekspeditsiooniväeüksus võivad olla esimesed mitmest. Ian Ellis avaldas X-i postituses, et USA-l on Vaikse ookeani piirkonnas veel amfiibseid rühmi ja üksusi, mida saab igal ajal Iraani suunata. Sinna kuuluvad Tais asuv Ashlandi operatiivüksus ja amfiibne sõjalaev USS Arlington. 1. märtsil teatati, et USS Arlington täidab Norfolkis korduvalt laadimisülesandeid relvastatud turvapaatide kaitse all. Kas see võis olla Iraani lähetuse väljaõpe? Me ei tea kindlalt, kuid need õppused simuleerivad tingimusi, millega laev Hormuzi väinas silmitsi seisaks. Pea seda meeles, sest tuleme selle juurde varsti tagasi. Lisaks mainitud löögigrupile ja sõjalaevale märgib Ian Ellis, et 3 amfiibgruppi Iwo Jima, Boxer ja Kearsarge on valmis liituma USS Tripoli grupiga, kui USA soovib neid kaasata. Nii et see, mida me siin näeme, võib olla millegi väga suure algus merejalaväe paigutuse mõttes. Aga isegi kui see nii ei ole, siis juba ainuüksi USS Tripoli ja selle toetavad laevad annavad Iraanile märku, et kogu USA hoiak selles sõjas on muutumas. Siiski, see muutus ei toimu koheselt. Avatud allikate luureandmete uuendus, mida jagas MT Anderson X-is, märgib, et USS Tripoli liigub väga suurel kiirusel Lähis-Ida suunas. Seda saab jälgida satelliidifotode abil, mis näitavad, et laeva järel olev vahurada on piisavalt suur, viidates sellele, et see kihutab täiskiirusel Lähis-Ida poole. Laev peab siiski koos grupiga jõudma Lähis-Idasse White Beachilt Okinaval, Jaapanis. Sõjalaeva nähti 12. märtsil lähenemas Bashi väinale Taiwani ja Filipiinide vahel ning selle jõudmine Lähis-Idasse võib võtta veel nädala või 2. Aga see ei muuda pealkirja. USA saadab merejalaväelased ja dessantlaevad Lähis-Idasse. See on Iraani suurim õudusunenägu, eriti seoses mõjuga Hormuzi väinas. Enne süvenemist tasub uurida, mis on merejalaväe ekspeditsioonüksus, sest see vihjab, mida USA viimase vägede paigutusega võib kaaluda. Need üksused on USA sõjaväe mitmekülgseimad. New York Times nimetab neid sageli Ameerika 911 jõuks. Need on üksused, kelle poole pöördutakse kiirete probleemide lahendamiseks. Merejalaväe ekspeditsioonüksusi on kasutatud piraatluse vastastest operatsioonidest kuni esimestena maabumiseni suurte operatsioonide ajal, näiteks Afganistani sõjas aastal 2001.
Need on iseseisvad ja kiire reageerimisega üksused, mis koosnevad õhu, maa ja logistikaelementidest ning jagunevad 4 rühmaks. Esimesena on juhtimiselement, mis toimib üksuse peakorterina ja pakub tuge kõigile välja saadetud jõududele. Maaväe lahinguelement on merejalaväe ekspeditsioonüksuse tugevaim lahingujõud. See element koosneb merejalaväe jalaväe pataljonist koos suurtükiväe, luure, inseneride ja dessantmasinate toega vaenlase territooriumile maabumiseks. Kui lisada veel lennuväe lahinguelement, saadakse juurde ka õhuvõimsust. Selle elemendi koosseisu kuulub keskmiste helikopterite eskadrill, kuhu kuuluvad erinevad transpordihelikopterite mudelid. Merejalaväe ekspeditsioonüksus võib lahingupiirkonda tuua hävituslennukeid, ründekoptereid, õhutõrjemeeskonna ja muid õhuvahendeid maavägede toetuseks. Lõpuks on veel logistika lahinguelement, mis tagab transpordi, varustuse, seadmed, hoolduse ja meditsiinilise abi. USA ei saada Lähis-Idasse vaid väheseid sõdureid. See eliitmerejalaväeüksus kuulub suuremasse amfiibrünnaku meeskonda ja näitab USA jaoks hoiaku muutust. Selle muutuse mõju on tugevaim Hormuzi väinas. Iraan on selles väinas kaost külvanud ja on selge miks. Isegi kui selle sõjaline infrastruktuur mandril on täielikult hävitatud, on Iraan suutnud säilitada fookuse Hormuzi väinal. Islami revolutsioonilise kaardiväe korpuse ehk IRGC poolt juhitud kiirpaadid koos Iraanist välja lastud droonidega on sihtinud kaubalaevu, mis rõhutavad Hormuzi väina kui üht maailma tähtsaimat veeteed. Veete on sisse- ja väljapääsu juures vaid 31 miili lai, mistõttu on Iraani paatidel seda lihtne patrullida. See on oluline, 20 miljoni naftabarreli igapäevases liikumises 2025 aasta seisuga. Iraani tegevus selles väinas, mis on veetee peaaegu täielikult sulgenud, välja arvatud mõned üksikud laevad, mis julgevad ületada, ohustab kogu maailma majandust. CBS News teatas 15. märtsil, et Iraan sihib kaubalaevu väinas, muutes selle kitsaskohaks ja tõstes oluliselt nafta hinda. Väljaande sõnul on USA üks peamisi prioriteete võtta Hormuzi väina kontroll IRGC käest, kes on 12. märtsi seisuga rünnanud vähemalt 16 kaubalaeva, tapes 8 inimest ja põhjustades 1 kadumise. TWZ andmetel ületas märtsi esimeses pooles väina vaid 77 laeva. 2025 aasta samal perioodil toimus Hormuzi väinas 1229 ületust, kuid praegu on liiklus vaid 16% tavapärasest. See on Iraani mõjuvõim. Rünnakud jätkuvad seni, kuni Iraan ja IRGC mõjutavad Hormuzi väina. Merejalaväe saabumine väina näitab hoiaku muutust ja Iraani sõja uut faasi pärast USA õhurünnakuid sõjalisele infrastruktuurile. Selle üksuse saabumine muudab olukorda. See on The Military Show. Toome kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Tellige, et olla samm ees. Nii et hoiaku muutus. USS Tripoli saabumine kuni 2500 merejalaväelasega võimaldab piirkonna sõjaväeülematel korraldada julgeolekuoperatsioone Hormuzi väinas. Need missioonid võivad hõlmata reisijate evakueerimist kaubalaevadelt või piiratud operatsioone sadamate ja teiste Iraani kiirrünnakupaatide väljumiskohtade vastu, kui USA otsustab väed maale viia. 31. merejalaväe ekspeditsiooniüksus, mis liigub Lähis-Ida suunas, kuulub Ameerika Indo-Vaikse ookeani vägede koosseisu. USA suunab olulisi ressursse ümber, näidates valmisolekut nõrgeneda Indo-Vaikse ookeani piirkonnas oma positsiooni tugevdamiseks Iraani suunal, tõenäoliselt vaid lühiajaliselt. USA ei lase Iraanil end Hormuzi väinas taganema sundida. See saadab Lähis-Idasse veelgi rohkem tulejõudu. See vägede paigutus toimub ligi 2 nädalat pärast USA operatsiooni Eepiline raev algust ning Gulf Newsi sõnul võib see võimaldada Pentagonil korraldada reide Pärsia lahe saarte vastu, millele IRGC toetub Hormuzi väina strateegias. 31. merejalaväe ekspeditsiooniüksus võib rünnata saarte raketipatareisid ja droonide stardipaiku. USA keskväejuhatuse teatel hävitatakse pärast 16 Iraani miinipaigaldusläeva hävitamist ka ülejäänud Iraani miinide paigaldamise võimekus. Merejalaväe ekspeditsioonüksuse saatmine Lähis-Idasse annab USA-le erinevaid võimalusi. Hegzeti sõnul on olemas plaan, kuigi USA ei avalda selle sisu. 13. märtsi pressikonverentsil ütles Hegzet, ainus asi, mis praegu Hormuzi väinas liikumist takistab, on Iraani tulistamine laevanduse pihta. Kui Iraan seda ei tee, on väin transiidiks avatud.
Võib-olla ilmselge väide, kuid see annab meile ka vihje, mis toimub USA sõjaministri peas. Hexet väidab, et USA tegeleb juba Iraani rünnakutega kaubalaevandusele ning TWC märgib, et USA ei luba Hormuzi väina vaidlusaluseks jääda. Seega on USA'l mingi plaan. Küsimus on nüüd lihtne. Mis on see plaan? Jalaväe kohalolek tundub üha tõenäolisem, nii et jääge meiega, sest uurime, mida see võiks tähendada operatsiooni Eepiline raev tuleviku jaoks. Siiski võib lihtsalt see mitmekülgsus ja valikuvõimaluste rohkus, mida me juba mainisime, olla see, mida Hexet silmas peab. Merejalaväe ekspeditsioonüksust saab kasutada USA õhuoperatsioonide toetuseks Iraani vastu. TWC teatel võivad need üksused pakkuda lisalennukeid, sealhulgas F-35 missioonideks. Kas missioonid toimuvad Iraani mandril või merel, pole veel selge. Viimasel juhul võib USA saata hävituslennukeid Hormuzi väina kohale, et tulistada Iraani kiirkaatrite ja droonide pihta. Väljaanne märgib, et USS Tripoli on ehitatud sellisteks eesmärkideks ning vajadusel saab sellest teha F-35 Lightning lennukikandja. Võib-olla ongi see plaan. 31. merejalaväe ekspeditsioonüksuse saabumine Lähis-Idasse võimaldab USA'l tuua Hormuzi väina kandjat meenutava löögijõu, ilma et see hajutaks sealsete lennukikandjate tähelepanu. Kui lisada merejalaväelased, kes viivad läbi kriisioperatsioone, nagu Iraani rünnakute ohvriks langenud kaubalaevade päästeoperatsioonid, on tegemist saatjaga, mis abistab väina läbivaid laevu. Tõsi, see pole suur saatemeeskond, kuid see võimaldab kiiresti reageerida Hormuzi väinas tekkivatele ohtudele. Teine võimalus on, et USA võib kasutada merejalaväelasi ja amfiibrünnakupaate saarte ründamiseks Pärsia lahe piirkonnas. Sarnast nägime, kui pommitati Iraani kõige strateegilisemat majandusvara, Kargi saart, nagu Wall Street Journal seda nimetab. See saar, kust algab 90% Iraani naftaekspordist, sai hoiatava löögi. USA hävitas infrastruktuuri, kuid jättis suurema osa naftavaradest puutumata. USA president Donald Trump on öelnud, et USA kaaluks oma otsust Iraani naftat mitte puutuda ümber, kui Iraan keeldub Hormuzi väina taas avama. Kas Lähis-Idasse saadetavad merejalaväelased ja amfiiblaevad võivad ähvardust suurendada? See on võimalik. Samuti on märkimisväärne, et Iraanil on Pärsia lahes üle 30 saare, kuid ainult mõned on külastajatele avatud. Varem mainisime, et amfiibmaabumised neil saartel võivad võimaldada USA'l hõivata alad, mida Iraan tõenäoliselt kasutab kiirkaatrite ja droonide stardiplatvormidena. Kontrolli saavutamine vähendaks Iraani mõju Hormuzi väinas. USA võib tulevikus võtta kontrolli Hormuzi väina üle, hõivates võtmesaared otse raskustes vaevleva Iraani režiimi nina alt. Samas jätkaks USA õhurünnakuid Iraani vastu ning hoiaks pidevalt Iraani režiimi kohal rippumas tulevaste rünnakute ohtu Kargi saarele. Lõpuks on veel võimalus, mille kohta Donald Trump märtsi alguses ütles, et USA pole sellele lähedalgi, nimelt maavägede saatmine koha peale. Varem mainisime, et 15. merejalaväe ekspeditsioonüksus oli 2001. aastal esimene tavapärane USA vägi Afganistanis. See on fakt, mida ei saa ignoreerida, kuna sarnane üksus liigub Iraani poole. Ajalugu näitab, et merejalaväe ekspeditsioonüksused on olnud maapealsete rünnakute eelväeks. Bloombergi sõnul kaalub Trump endiselt vägede saatmist, kuna see tooks USA sõdurid tulejoonele ja võib põhjustada kodumaal tema toetajate seas suuri vapustusi. See võimalus muutub tõenäolisemaks ja kui USA saadab sõdurid Iraani, on neil mõned ilmsed sihtmärgid. Kargi ja mõne teise saare hõivamine on neist sihtmärkidest kõige ilmsem, nagu varem mainitud. Bloomberg märgib, et USA võib tahta kontrollida Iraani rikastatud uraanivarusid. USA ja Iisrael ründasid seda sihtmärki juunis operatsioonil Kesköö haamer. On tõendeid, et B-2 pommitajad lasid operatsiooni Eepiline raev ajal veel teistelegi Iraani maa-alustele rajatistele massiivseid läbistavaid pomme. Et takistada Iraanil selliste rajatiste kasutamist, on vaja vägesid koha peal, et saavutada kontroll ja vältida räpase pommi stsenaariumi. Kuid on olemas ka teine võimalus, nagu selgitab Bloomberg. Kolmas missioon on koostöö Keskluureameti ja Mossadiga, et saata Iraani väikesed meeskonnad looma kontakte opositsiooniga ja moodustama vastupanu liikumist, kirjutab väljaanne. Ja nii hullumeelsena, kui see ideega ei kõla, näib see samuti olevat kooskõlas sellega, kuidas USA kujutab ette režiimi muutust Iraanis. Pärast 28. veebruari rünnakuid Iraani režiimi vastu teatas Trump Iraani rahvale. Kui lõpetame, võtke enda valitsus üle. See on teie võtta, teatab New York Times.
kuigi Trump on hiljem kommenteerinud, et tavalistelt iraanlastelt on palju nõuda, et nad üles tõuseksid, IRGC liikmed tulistavad jätkuvalt režiimivastaseid tänavatel. USA näeb end tulevikus Iraani režiimi vastase liikumise abistajana. Kas see võiks olla roll, mida 31. merejalaväe ekspeditsioonüksus täidab? Selle võimaliku lähenemisega kaasneb palju riske. Mossadil ja CIA'l peavad juba olema kontaktid Iraanis kohapeal ning piisavalt usaldust nende kontaktide suhtes, et teada, et nad töötavad USA abiga tegutseva režiimivastase armee loomise nimel. USA võib kasutada 31. merejalaväe ekspeditsioonüksust võtmetähtsusega sõlmpunktide nagu Kargi saar hõivamiseks ning pakkuda väljaõpet ja relvastust Iraani režiimi kukutamisele keskenduvale vastupanuliikumisele. USA on hävitanud suure osa Iraani sõjalisest jõust. Kui on organiseeritus, raha ja relvad, oleks vastupanuliikumine parimas seisus pärast Iraani revolutsiooni tegutsemiseks. USA merejalaväelased ja eriüksuslased võiksid kaalukausi režiimivastaste revolutsionääride kasuks kaalutada. See võib tunduda hullumeelne, kuid kui see peaks juhtuma, kaoks Iraani mõju Hormuzi väinas ja riigi režiim variseks peagi samuti. Ja kõrvalt jälgib seda kõike Venemaa president Vladimir Putin. Mitte miski sellest ei pidanud Putini jaoks juhtuma, kes oli kasutanud Iraani selleks, et suurendada Venemaa mõju Lähis-Idas. Kuid see juhtub ning Iraani režiimi kokkuvarisemine tooks Venemaa presidendile kaasa suured tagajärjed. Saate teada, millised need tagajärjed on, vaadates meie videot. Kui video meeldis, tellige The Military Show kanal, et näha meie viimaseid analüüse USA tegevusest Iraanis. Aitäh vaatamast!